Tänasest hakkab Tallinna vangla pakkuma lisaks pikaajalisele kinnipidamisteenusele ka lühiajalist arestimaja väljundit, mis seni oli Politsei- ja Piirivalveameti vastutusalas. See tähendab, et Tallinna vanglasse saab nüüd tuua Põhja-Eestis ohutõrjeks või 48 tunniks kinnipeetud isikud ning distsiplinaararesti kandvad kaitseväelased. Täna kinnises vanglas on 1400 kinnipeetavat, kokku on kinnipeetavaid natuke üle 1600, siis igapäevaselt võib-olla selline Tartu ja Viru vanglas 10 inimest on meil siis nagu lisaks majutada. Kärbete tingimustes toimuva vangerduse tarbeks kuluv rahaline kate tuleb vanglateenistusel leida oma olemasolevatest vahenditest. Justiitsministeerium põhjendab otsust eeskätt võimalusega kasutada riigi ressurssi tõhusamalt. Eesti vanglatel on kompetents, et sääraseid lisaülesandeid täita. Jah, see mõnevõrra eeldas protsesside efektiivsemaks muutmist, ümbermängimist, inimeste ümbermängimist, aga kindlasti on see tehtav olemasoleva ressursiga. Analoogne teenus on Tartu ning Viru vanglas käibel 2021. aastast. Tallinna erinevus nendega on aga tõik, et enda juurde ei võeta vastu kainenemist vajavaid isikuid. Purjutajatega tegelemine jääb edaspidigi Politsei- ja Piirivalveameti argiste kohustuste hulka. Tallinna või Harjumaa piirkonna siis selle kainestusmaja teenuse mahud lihtsalt ületavad tänased Viru ja Tartu vangla kokku pakutavad mahud juba tuntavalt. Ainuüksi sellel aastal koos siis kainenema toimetatud isikutega on Tartu vanglasse toimetatud 430 isikut ja Viru vanglasse siis 170. See teeb keskmiselt Viru vanglasse 3 isikut tööpäevas ja Tartu vanglasse siis 6 isikut tööpäevas. Aga Tallinna vangla puhul me räägime siis kuni 10 isikust ja kui oleks nüüd veel lisaks kainenejad, siis neid on sama võrra rohkem. Kainenejad on politseitöö vaatest üks enim käsisiduvaid probleeme. Mullu viidi PPA kinnipidamisasutustesse erinevatel alustel 16 674 isikut, kellest pea 70% olid kainenejad. PPA hinnangul on suurusjärk üks pooled on sotsiaalne probleem või sotsiaalse probleemi taustaga isikud, kes satuvad kainenemisele ja pooled on siis nii-öelda nädalavahetuste ja reedõhtuste pidusete halb. Sotsiaalselt kimpus oleva kainenemisele suunamisele kuuluva inimesega tegelemine võib politsei, vangla või arestimaja ametnikel täiesti vabalt aega võtta üle tunni. Kinnipidamiskohas, olgu ta siis politsei arestimaja, olgu ta vangla, võiksime ikkagi ennekõike tegeleda isikutega, kes on toime pannud siis mõne süüteo või nad on siis ohtlikud muul viisil ohutõrje vaates. Aga jah, sotsiaalse probleemiga kainenejad, et nendega võib-olla tulevikus võiks hakata tegelema kohalik omavalitsus. Küsimus ei ole selles, et kas me saame hullult midagi vähemaks või kellelegi ära sokutada, vaid küsimus on selles, et kas PPA saaks nutikat ja targemalt selle väljakutsete arvuga teenida kiiremaid väljakutseid. Kohalike omavalitsuste mure antud teemas on paraku tõsiasi, et momendil puuduvad neil õigused sundi rakendada, kuigi järelevalvet või korrale kutsumist on lubatud teostada. Olukorda aitaks parandada varsti 10 aastat küpsemisel olev korrakaitseseaduse muutmine, kust kaudu saaks kohalike omavalitsuste korrakaitseüksustele õiguseid juurde anda, näiteks kanda erivahendeid, tuvastada purjus isikuid või transportida nad vajadusel kainestusmajja. See kainenema toimetamine on üks osa sellest muudatuste paketist. Kõik asjad on võimalik läbi rääkida, on võimalik mingit otsust vastu võtta, aga see teeb tõesti seda, et need korrakaitseseaduse muudatused, mis annaksid meile täiendavad õigused avaliku korra tagamisel, sealhulgas ka vajadusel siis inimeste äratoimetamisel, need oleks vaja jõustada.